Aprillis jagasin jälgijate vahel välja ühe iPhone'i ja 2 sülearvutit. Seega tasuta asjade poolest oli aprill väga kihvt, aga vaatame siis, mida head ka müüsime aprillis ja kui vägev kuu oli. Üldiselt siis tegin täna seda artiklit ja statistika on selline, et eelmise aastaga võrreldes 9% kasvu, mitte midagi suurt, see on mingi paar tuhat eurot oli see kuu või see aasta nagu parem kui eelmine aasta. Aga võib rahule jääda, et täitsa vägev ja tore oli see kuukene. Aga vaatame siis, mis need bestsellerid nagu olid, et 3. kohale tuli Dell Latitude 53 või 5420, kohe vaatan ta ette, 5420 ja seda valis endale 21 inimest ostis sellise arvuti endale aprillis. Selles suhtes igati tipp-top masin, see on ainuke Inteli protsessoriga masin, mis nii-öelda top 3 jõudis. Sellel on i5 protsessor, 8 mälu, 256 SSD, Full HD ekraan, lisadeks on tal ID-kaardi lugeja, klaviatuuri valgustus on olemas, aku kestab ka umbes 4-5 tundi. Ja selle arvuti hind, mis mul käes on hetkel, on 220 eurot. Et tasub minna üks IT-lehele ja kui selle kuu kokkuvõtte artiklit lugeda, siis seal on ka kõik lingid ja asjad juures. Aga nii, teisele kohale siis tuli 14-tolline HP ProBook 445 G8. See on nüüd ikka vana olija edetabelis. Ta laias laastus on alati top 3 nagu välja toodud, aga siis aprillikuus sai seda müüdud 23 tükki. No napilt sai Dellist parema tulemuse, aga ka 14 tolli. See on siis Ryzen, kohe vaatame, mis prosega see oli. Ryzen 3-ga, 8 mälu, 256 SSD. Lisadeks on tal veebikaamera ja SD-kaardi lugeja. Et lisade poolest võib-olla natukene lahjem kui Dell, aga selle eest on ta nagu märksa soodsam ka, et näiteks see masin 150 euri, mõtlege odav, 150 euri, aastane garantii, korralik töömasin, kõik tööasjad teeb ta ka ideaalselt ära. Aku kestab ka 5 tundi ja välimuse seisukord on B. Siin kaanel mingid väiksed asjad nagu esinevad, aga tead, kasutatud asjal ikkagi mingid märk on, seega 150 euri ja siuke masin, top 2. Ja tummipõrina saatel esikohale tuli, nagu ma ka arvasin, see on HP EliteBook 835 G8. Seda sai müüdud 30 tükki ja seda ma ise ka soovitasin vaadata, sest see on tõsiselt hea. See on juba Ryzen 5-ga, et kui ProBook oli Ryzen 3-ga, siis see on nagu Ryzen 5-ga. Ma ise kasutan sarnast masinat, mulle EliteBook seeria nagu meeldib, siuke mõnus, siuke alumiiniumist, hõbedane, siuke no vägev, igal juhul kihvt. Ja konfi poolest tal on ka 8 mälu, 256 SSD ja ta kaalub 1,3 kilo ja aku on umbes 5 tundi. Ja selle konkreetse masina hind hetkel e-poes 299 euri. Seega kindlasti tasub mulle follow panna, sest tasuta kraam ikka aeg-ajalt liigub. Kohe varsti juba järgmine sülearvuti läheb jälgijate vahel loosi, seega ole muhe, jälgi mind ja saad ka arvuti maailmas teadlikum olla. Aitäh sulle vaatamast ja nüüd jälgima. Ciao!